Tere tulemast kõikidele Eesti Panka. Alustame kohe Eesti Panga järjekordse finantsstabiilsuse ülevaate esitlusega. Eestluse viivad läbi Eesti Panga president Ardo Hansson ja asepresident Madis Müller. Pärast esitlust on võimalik teha suure ringi küsimusi ning seejärel ka eraldi intervjuusid. Mainin veel nii palju ka ära, et kui kellelgi on vaja kasutada Wi-Fit, et siis seal seina peal on olemas kasutaja ja salasõna nimed. Ja palun, Madis, sõna sulle. Sissejuhatuseks vaid nii palju, et meil ei ole uut vormirõivastust Eesti Pangast, täiesti juhuslikult on kõigil lillad lipsud. Teema juurde tulles, siis täna siis tutvustame enda regulaarselt 2 korda aastas tehtavat tööd finantsstabiilsuse kohta Eestis ja me oleme selle ettekande üles ehitanud sarnasest loogikast lähtuvalt kui varasemalt, ehk ma siis räägin sissejuhatuseks natukene väliskeskkonnast toimuvast, finantsturgudel toimuvast, sealhulgas siis võib-olla pisut konkreetsemalt Põhjamaade pangandusturust, kuivõrd see puudutab meid otsesemalt ja seejärel siis ka Eesti majapidamist ja ettevõtete maksevõimest ja konkreetsemalt Eesti finantssektorist. Ja Ardo siis teeb kokkuvõtted ja järeldused. Alustades selle rahvusvahelise poole ja valitsusvõlakirjade turgudel toimuvaga, siis mida me näeme on, et tegelikult pinged selle aasta jooksul paljude riikide jaoks valitsusvõlakirja turgudel on mõnevõrra leevenenud. Eelkõige siis võib-olla tooksid välja Portugali ja Iirimaa valitsusvõlakirjade intressimäärad, mis tänu sellele, et mõlemad riigid on suutnud suhteliselt edukalt enda valitsuse poolt võetud lubadusi ja oma majanduse reformiprogramme ellu viia, siis seda on märganud ka võlakirja investorid ja raha hind nende valitsuste jaoks on odavnenud. Oma roll on kindlasti olnud ka Euroopa keskpankade, euroala keskpankade poolt astutud sammudel. Võib-olla kõige olulisem viimane meede, siis, mis tegelikult ei ole veel rakendunud, aga on välja kuulutatud, on siis see niinimetatud OMT programm, mis rangelt tingimuslikult ja väga selgetest põhimõtetest lähtudes on tulevikus võimeline pakkuma siis tuge valitsuse võlakirja turgudel. Ja see mõju on eriti selgelt avaldunud alates juuli lõpust, kui Mario Draghi ütles, et keskpank on valmis vajadusel aktiivsemalt sekkuma ja eelkõige just lühiajaliste võlakirjade turul on see väga selgelt mõju ka avaldanud. Antud graafik siis kirjeldab viimaseid arenguid 4 riigi 2-aastaste riigivõlakirjade intressimäärades, kus me näeme, et näiteks Portugali 2-aastased intressimäärad, mis olid ligi 8,5% juuli lõpus, on kukkunud enam kui poole võrra ligi 4% juurde ja samuti enam kui poole võrra on kukkunud ka Hispaania ja Iirimaa lühiajalised intressimäärad. Liikudes siit edasi meil kodule lähemale ja rääkides Rootsi ja võib-olla ka laiemalt Põhjamaa pangagruppide olukorrast, siis üks kanal, mis kaudu Euroopas toimiv ja rahvusvahelistel võlakirjaturgudel toimiv meieni jõuab, on tegelikult läbi Rootsi pankade ja läbi raha hinna, millega Rootsi ja Põhjamaade pangad ennast finantseerida suudavad. Ja siin samuti alates tegelikult selle aasta algusest on Rootsi pankade jaoks võlakirjaturgudel intressimäärad alanenud. Antud juhul siis on joonisel nii Swedbanka kui SEB joonised, mille trend on vägagi sarnane. Jätkates Põhjamaa pankade tugevuse teemal, siis stabiilsuse seisukohast ühte panka ja pangandussektori hinnates vast kõige olulisem näitaja ongi see, et kas pangagrupid on piisavalt kapitaliseeritud. Nüüd hinnates 4 suurema
Põhjamaa pangagrupi kuni 4 suurema Eestis tegutseva Põhjamaa pangagrupi kapitalipositsiooni, siis võib täna öelda, et kõik nõuded nad täidavad. Miinimumnõue Rootsis on 8% kapitali adekvaatsust, mida siis kõik 4 antud juhul piisava varuga ületavad. Aga sellegipoolest, kui me nüüd räägime Põhjamaade pangandusturu mõjust Eestile, siis tegelikult üks aspekt, mida me järjest kasvava tähelepanelikkusega vaatame, on Rootsi kinnisvaraturul toimuv ja selle mõju siis ka Rootsi pangandussektori stabiilsusele. Ja üks, mida me näeme küll positiivse poole pealt, on see, et Rootsi pangad näiteks, olles üsnagi sõltuvad rahastamisest võlakirjaturgudel, on liikumas järjest eemale väga lühiajalisest rahastamisest ja pigem kaasavat pikaajalist laenukapitali. Aga teiselt poolt üks potentsiaalne riskiallikas on siis Rootsi eluasemelaenu turul toimub, kus tegelikult erinevalt Eestist ja paljudest teistest Euroopa riikidest sisuliselt kriisi ajal mingit korrektsiooni ei olnud. Kinnisvara hinnad on 10 aastaga ligi 2-kordistunud ja elanikkonna laenukoormus on juba üsna kõrge, kuid samas siis antud joonis peegeldab piltlikult kapitalipuhvrit, mida erinevate riikide pangad oma bilanssides siis väljastatavate eluasemelaenude katteks hoiavad ja see, et Rootsi tulp on siin kõige lühem, näitab siis seda, et eluasemelaenude vastu hoitav kapitalipuhver on Rootsis suhteliselt väga väike ja sellest tulenevalt siis pankade bilansiline nii-öelda võimendus on väga suur ja riskid seekaudu suured. Et see on nüüd teema, mida on tähele pannud loomulikult ka Rootsi keskpank ja Rootsi finantsjärelevalve ja on ka astumas mõlemad meetmeid, kus nad siis nõuavad vastavalt Rootsi pankadelt rangemaid kapitalistandardeid ja likviidsusstandardeid ja me selles mõttes saame vaid toetada Rootsi partnerite initsiatiivi ja selle suunaga nõustuda. Tulles lähemale kodule ja rääkides Eesti ettevõtete maksevõimest, siis positiivne on jätkuvalt see, et Eesti ettevõtete käibed kasvavad. See kasv on küll oluliselt väiksem, kui ta oli veel 2010-2011, kui me olime väljumas sellisest akuutsemast kriisifaasist. Viimastel kvartalitel on käibekasvu pigem vedanud kaubandus- ja ehitussektor, samas kui töötleva tööstuse osas on käivete kasv jäänud suhteliselt marginaalseks. Ja see vast siis ilmestabki ka meie siis sõltuvust ja Eesti ettevõtete sõltuvust ka väliskeskkonnas toimuvast. Kuigi käibed ja kasumid jätkuvalt kasvavad, kasvu tempo on raugenud, siis nende ettevõtete bilansse vaadates on küll rahustav see, et ettevõtete bilansiline võimendus, laenukapitali kasutamine võrrelduna omakapitaliga on suhtarvu mõistes jätkuvalt paranenud. Ettevõtted on siis kogunud endale puhvreid ja rohkem investeeringute rahastamisel tuginevad omakapitalile ja teistpidi kasumite kasv on aidanud ka tugevdada siis ettevõtete võimet oma laene teenindada. See teine graafik näitab siis suhet ettevõtete ärikasumist ja intressikulude vahel. Ja siin muidugi teine oluline aspekt on, et intressikulud on lihtsalt madalad tänu Euribori täna väga madalale tasemele. Tulles Eesti majapidamiste juurde, siis trend on mõnes mõttes sarnane. Finantspositsioon elanikkonnal keskmisena majapidamistel on jätkanud paranemist ja viimase 6 kuu jooksul. Hoiuste kasv on täna aasta võrdluses kuskil 9% ja siin ka aitab kaasa tööpuuduse vähenemine, palkade kasv ja võlakoormuse
võlakoormus elanikkonnal on täna kuskil 48% SKP-st, mis on võrreldes veel aasta tagusega umbes 6% langenud. Ühe eriteemana, mis me seekord enda aruandes käsitleme, mainiksin siis vaid ära erasektori kui terviku võlakoormuse hinnangu Euroopa teiste riikidega võrreldes. Et see on nüüd näitaja, mida ka Euroopa Komisjon hindab enda niinimetatud makromajandusliku tasakaalustamatuse programmi raames, kus Eesti on jõudnud üsna lähedale tasemele 160% SKP-st, mis on siis Euroopa Komisjoni arvates see piir, kust alates peaks olema eriti tähelepanelik võimalike selliste tasakaalustamatuste tekkimise suhtes. Kuid mis on Eesti puhul siis eriline, on see, et selle Euroopa keskmise tasemeni me loomulikult jõudsime üsna kiiresti. Ehk siis 2000. aastate algusest kuni 2008 oli see laenu kasvu tempo väga kiire, seejärel toimus teatud tagasiminek loomulikult võlakoormuse osas. Aga üks, mida me saame siit järeldada, on ilmselt see, et paljud need kasvu taga olnud tegurid olid pigem ühekordsed ja üldisest majandusbuumist tulenevad. Ja me ei näe, et selline võlakoormuse kiire kasv võiks taastuda või et me üldse näeksime väga kiiret võlakoormuse kasvu lähiajal Eesti erasektoris. Teistpidi, kui me ütleme, et laenukoormuse kasv ei saa tõenäoliselt olema üleliia kiire, siis nüüd vaadates pankade laenu- ja liisinguportfelli, siis vähemalt on alates kevadest pöördunud trend, kus siis laenuportfellid järjest kokku tõmbasid, kuna varasemate laenude tagasimaksed ületasid uusi väljastatud laene. Ja see on eelkõige just tänu ettevõtete laenudele, kus on siis näha, et ettevõtete valmidus investeerida, valmisolek võtta selle rahastamiseks ka pangast laenu on võrreldes aastatagusega selgelt kasvanud ja vaikselt on kasvamas ka eluasemelaenu portfellid Eesti kommertspankades. Kui ma enne mainisin, et Eesti pangad on sõltuvuses Põhjamaade pangagruppidest ja nende poolt tulenevast rahastamisest, siis üks küll, mida võib öelda, on see, et see sõltuvus on aegapikku järjest vähenenud. Ehk siis tänu hoiuste kasvule on siis pangad võimelised enda väljastatavaid laene järjest rohkem rahastama kohalike hoiustega, järjest vähem ollakse sõltuvad laenurahast ja kapitalist, mis siis on täiendavalt juurde vaja panna emapankade poolt ja laenuhoiuse suhe, mis on selline tavapärane pankade bilansi riskisuse hindamise suhtarv, jälle see on liikumas täna juba 110% lähedale, mis meie arvates on selline üsna mõistlik tase, et tegelikult me ei tahakski näha, et ta võib-olla paljusid allapoole läheks. Samas kui 160+ % ligi olnud numbrid siin buumi ajal olid ka ilmselgelt mitte mõistlikud. Rääkides pankade kasumlikkusest, siis ühelt poolt on pankade kasumlikkus oma varade suhtes täna üsna lähedal ajaloolisele keskmisele tasemele, mis on umbes 2%. Teistpidi viimasel paaril kvartalil on näha ka kasumite väikest langustendentsi ja selle taga suuresti on siis väga madal Euribori tase, mis teeb pankadele kasumi teenimise suhteliselt raskemaks, kui ta oleks pisut kõrgemate intressimäärade juures. Ja üks sellise keskkonnast tulenev tulemus, kuhu me oleme jõudnud, siis on see, et just väikepankade jaoks on tekkinud olukord, kus siis oma kasumlikkuse säilitamise huvides ollakse kasvatanud siis väärtpaberiportfelle, mis tähendab kõrgemat riski panga bilansi seisukohast ja see on üks
asjaolu, millele me muidugi tähelepanu pöörame. Ja rääkides veel lõpetuseks Eesti pankade kapitalist, siis kapitalipositsioonist, siis Eesti minimaalne kapitali adekvaatsuse tase on 10% ja sellest on Eesti pangandussektor tervikuna väga suure varuga üle juba olnud aastaid. Täna enam kui 2-kordselt ületatakse siis sektori keskmisena miinimumkapitalinõuded ja samuti on jätkuvalt siis tugev ka pankade bilansis likviidsete varade osatähtsus, mis kokkuvõttes siis tugevdab selgelt pankade vastupanuvõimet võimalike ootamatuste korral. Ja võib-olla enne, ja kuna me tegelikult oma pilte rohkem ei näita, aga aruandes me räägime ka näiteks muudest finantssektori osadest, kus kindlustussektori puhul jällegi madal intressikeskkond on asjaolu, mis teeb kasumlikkuse hoidmise keeruliseks, kuid jällegi kapitali poole pealt ei ole probleeme ka täna Eesti kindlustusettevõtetel ja Eesti Panga poolt finantsstabiilsuse kontekstis on vast väärt ka ära märkida meie poolt osutatavad pankadevahelised arveldusteenused, kus samuti viimase poole aasta jooksul ükski intsident, ühtegi tõsist intsidenti ei juhtunud ja süsteemid on meie poolt kõik toiminud tõrgeteta. Aga siit ma annaksin sõnajärje üle Ardole. Finantsstabiilsuse ülevaate esitlusele. Ja ma räägiks siis, et kiiresti natuke võtaks Madise need sõnumid kokku ja annaksin paar hinnangut ka. Alustaksin sellest, et Eesti finantsstabiilsus on praegu, näeme laias laastus väga tugevas seisus. Eesti ettevõtted on üle aasta muutunud tugevamaks ja ma arvan, et finantssektoris on ka näha väga palju positiivseid muutusid. Ettevõtete puhul on nende võlakoormus vähenenud, nende finantspuhvrid on suurenenud, neil on suurem võime katta oma intressimakseid ja nii edasi. Pankade puhul on ka, me näeme, et see suhe hoiuste ja laenude vahel on paranenud, kapitaliseeritus on paranenud ja viivises olevad laenud on vähenenud, nii et kõik need näitajad on laias laastus positiivsed. Üks väike aga on see, et madala intressi keskkonnas on järjest raskem tulusid teenida, mis võib, kui me ei ole valvsad, võib ajendada panku ja teisi finantsettevõtteid siis otsima kõrgemat tootlust, paigutama varasid kõrgema riskiastmega instrumentidesse ja selles suhtes peab valvas olema, et ei minda väga kergelt otsima tootlust ja riskiastet suurendades. Ma arvan, et sellega tuleme toime. Rääkides Põhjamaadest, meil on jälle, nagu Madis mainis, Eesti pankade finantsseisu mõjutavad Põhjamaade emapankade väljavaated ja see praegu need väljavaated on väga head, kuna need pangad on jälle tugevalt kapitaliseeritud, neil on kõrge likviidsus, nad suudavad turult saada praegu suhteliselt odavat laenu, turud on väga positiivselt meelestatud nende pankade suhtes ja see kandub üle siis ka mingil määral meie turule. Need pankadel on siiski mingid omapärad, nad on suhteliselt kõrge finantsvõimendusega, üldmahud, ütleme, kodumajapidamiste laenukoormused on suured ja see on kinnisvaraga seotud, nii et me jälle, nagu Madis mainis, me toetame oma Rootsi kolleegide pingutusi, et seal kuigi veelgi tõsta neid, vaadata neid kinnisvaraturu arenguid, need riskikaalusid ja veelgi tugevdada selle sektori kapitaliseeritust. Võib-olla kõige taustaks veel on siis euroala olukord ja see võib-olla määrab meie pankade võimekust tulusid teenida ja oma laenumahtusid muuta ka. Me näeme, et praegu väljavaated on üsna tagasihoidlikud, isegi kui me juunikuus siin rääkisime majandusväljavaadetest, siis oli juba näha, et selle aasta majanduskasv saab olema suhteliselt nõrk ja et järgmisel aastal on näha mingit väikest positiivset kasvu ja nüüd viimase prognoosi korrigeerimise tõttu see üldpilt on sarnane, aga need väljavaated on veidi tagasihoidlikumad. Nüüd me näeme euroala majanduskasvu sel aastal, et võib-olla -0,4, järgmisel aastal võib-olla pluss 0,5%. Nii et baasstsenaariumi alusel ei ole veel oodata kiiret majanduskasvu.
ja teine tegur on siis volatiilsus, et selle prognoosi ümber on riskid veel üsna suured ja pigem allapoole kui ülespoole. Me tegeleme praegu nende riskide maandamisega ja mida siis Euroopa Keskpank on selleks teinud. Juulis me siis vähendasime intressimäärasid 0,25% punkti võrra, kaasa arvatud viies siis hoiuste püsivõimaluse intressimäära nullini. See oli olukorras, kus üldine majanduskeskkond oli nõrk ja samal ajal hinnad olid päris olid üsna kiiresti langustrendil. Ja me näeme, et praegu inflatsioon on langustrendil ja peaks kunagi järgmise aasta jooksul jõudma sinna 2% tasemele. Aga siis see üldine instrument ei tegele selle heterogeensusega või sellega, et rahapoliitika transmissioonimehhanism üle euroala on häiritud ja et kui me vähendame intressimäära, siis kandub üle küll väga mitmetesse riikidesse, harudesse, aga mitte nii täiel määral, nagu me ise tahaksime. Nii et selle rahatransmissioonimehhanismi parandamise nimel, meie hinnastabiilsuse eesmärgi saavutamise nimel, siis käivitasime selle niinimetatud OMT programmi. Samal ajal on Euroopa stabiilsusmehhanism on nüüd käivitunud, valitsusjuhid on otsustanud luua ühtse pangandusjärelevalve, väga mitmed riigid on ajandmas niisugust konsolideerimise poliitikat, mille tulemusena euroala eelarve puudujääk peaks vähenema ja viiakse ellu ka struktuurseid reforme. Nii et tahaks toonitada ka, et siiski väga palju viimasel kuudel on väga palju positiivseid näitajaid tulnud. See ei tähenda veel, et kriis on lahendatud, aga see loob eeldused selle nagu kiiremaks väljumiseks. Ja kõige tähtsam on nüüd siis, et need valitsused, kellel on veel, kes on ütleme raskemas olukorras, et nemad siis viiksid läbi kokku lepitud eelarve muudatusi ja viiksid ellu struktuurseid reforme. Üks asi viimasena siis räägiks natuke sellest ühtsest või pangandusliidust, millest on nüüd hiljuti palju juttu olnud ja kus me osaleme ka ühtne pangandusjärelevalve ja siis tulevikus ka ühtne kriisihaldus ja võimalikult ka ühtne kriisi või hoiuste kindlustus. Ja pikemas perspektiivis me näeme, et selline suund oleks õigustatud ja töötame selles suunas. Me oleme alati toonitanud paari asja. Esiteks, et see ajagraafik peaks olema realistlik, et kunagi see kvaliteet ei kannataks selle üleminekuperioodi ajal, et see uus mehhanism oleks siis tõhus ja saaks kohe ellu rakendatud, et muudatused oleksid selged ja arusaadavad kõikidele ja et oleksid kooskõlas teiste muudatustega. Eesti poolt on meile ka tähtis, et meil on olemas hea piiriülene koostöö Põhjamaade ja Balti riikide vahel, meil on ühtne pangandusruum ja selles mõttes, kui liigutakse selles suunas, see peaks tagama niisugust head koostööd Põhjamaades ja et meil peaks säiluma ka õigus kehtestada makrofinantsjärelevalvelisi meetmeid või niisuguseid puhvreid ja kapitalinõudeid, mis aitavad ka mingil määral tasandada meie enda või Eestis ja teistes liikmesriikides niisuguseid eripäralisi tsükleid. Sellega ma siis lõpetaksin ja oleme valmis vastama teie küsimustele. Aitäh. Käega märka, kui teile küsimus on ja oodake ära, kuni mu kolleeg annab teile mikrofoni, et siis öelge mu nimi välja anna ja siis küsimus ka. Tõnis Aja Postimees. Mul on kaks küsimust. Üks puudutab meie panku, et miks nende meie pankade kapitali adekvaatsus nii kõrge on? Kas see on juhtunud niimoodi pankade teadlik poliitika või on surve keskpanga poolt? Keskpanga poolt vaadates loomulikult me peame oluliseks, et pangad oleks piisavalt kapitaliseeritud. Et nüüd kas see piisav tähendab, et kui palju siis on vajalik kapitali omada üle minimaalsete nõuete. Meie seisukohast muidugi
kui see ülejääk on piisav ja puhvrid kapitali osas ka nii suured kui võimalikud, see on ainult hea. Aga teistpidi, eks see loomulikult on lõpuks iga panga ja pangagrupi enda otsus, et kuidas ta endal kapitali kus hoiab ja kuidas kasumit jaotab, et lõpuks on see olnud ikkagi Eesti puhul pankade enda valik. Teine küsimus on seoses võlakirjade ostmise programmi kohta, et kas võib juhtuda niimoodi, et seda rakendada ei olegi vaja? Keskpank on oma signaali andnud, et on valmis ostma lühiajalisi võlakirju, intressid on kukkunud pärast seda ja kõik lähebki hästi, et ei olegi vaja Keskpanga poolt võlakirja osta? Sellist olukorda ei saa välistada ja loomulikult oleks ka, kui lõppude lõpuks peaasi, et need reformid viiakse ellu ja et ütleme, eelarve viiakse tasakaalu suunas ja kui seda saab teha, seda on võimalik teha kas selle programmi raames või mitte, kui siis lõpuks otsustavad need riigid, et igal ühel riik saab ise nüüd otsustada, kas ta taotleb sellist programmi või mitte ja kui lõppkokkuvõttes otsustavad, et nad seda ei taotle ja saavad paremini ise hakkama ja lõpptulemus on siiski positiivne, siis selles mõttes see võib niiviisi juhtuda küll, et selles mõttes ühegi riigil praegu ei ole see ligipääs garanteeritud, aga selles mõttes, et see programmi olemasolu on vajalik, aga mitte piisav tingimus, aga samal ajal see olemasolu peaks julgustama, et kui mingi programmi elluviimiseks on selline tugi kasulik ja kui ülejäänud need eesmärgid on täidetud, et siis sellise instrumendi olemasolu võib mõnda programmi aidata ka. Ott Umblas, Bloomberg, härra Hanssonile küsimus, et te ütlesite küll, et nüüd on oluline riikidel astuda endiselt nagu omi samme, eriti neil, kellel võlakoormus on väga suur, aga me kuuleme siin meediast, et Kreeka saab või võib saada järjekordselt 2 aastat ajapikendust oma eesmärkide või siis Euroopa Liidu Maastrichti kriteeriumide täitmiseks, et kuidas see nüüd teie jutuga haakub, et kas see on midagi, mida Eesti Keskpank toetab? No need arutelud käivad praegu lõpuks, ma arvan, need otsused võetakse vastu eelkõige Eurogrupis ja praegu need tehniline töö käib siis troika tasandil ja siis ilmselt vaadatakse neid numbreid, eelkõige peab vaatama võlakoormuse jätkusuutlikkuse analüüsi ja kui see kuidagi näitab, et kokkuvõttes on mõnes valdkonnas rohkem pingutatud, teistes valdkondades on natukene maha jäädud, aga see tervikpilt on siiski positiivne, siis võib-olla kui otsuse juurde tullakse, siis võib see hinnang olla nagu positiivne. Ma arvan, et iga riik on siiski ma arvan, et pingutamine käib, see ei ole ainult Kreekas, kus selgesti otsitakse neid lisatulusid ja kulude kärpe võimalusi, aga ka väga paljudes teistes Euroopa riikides praegu on see suund üsna sarnane, aga lõppkokkuvõttes peab numbrid kokku lööma ja analüüsima, kas see on kooskõlas selle pikaajalise jätkusuutlikkusega ja selle otsuseni pole veel jõutud. Laura Mallen, Äripäev. Et Euroopas teeb tööpuudus igal pool rekordeid. Uurin, et kas siin on ka Eestil ohumärke? Et kas Eestil on ohumärke? No praegu me näeme, et pigem tööpuudus on Eestis langenud. Meil oli kunagi tipus oli ta ligi 20%, nüüd on praeguste näitajatel 10,2%, mis on keskmine, Euroopa Liidu või euroala keskmine on praegu 11,4, nii et me oleme mingil 10,2 on kõrge number, aga ta on allapoole euroala keskmist ja praeguste trendide järgi tundub, et see võib vaikselt veelgi alaneda, kuigi mitte nii kiiresti kui viimasel paaril aastal. Nii et me näeme, et loomulikult see üks asi, mis võib seda ohustada tulevikus on, kui see säilub, kui palgakasv ja tootlikkuse kasv on tasakaalus. Ja senini ta on enam-vähem olnud ja me loodame, et ta niiviisi säilub ka, kui oht oleks siis, kui palgakasv oleks väga palju kõrgem kui tootlikkuse kasv,
selle võrra ettevõtete nõudlus tööjõule väheneb ja see võiks tõsta töötaolekut. Mul on üks küsimus veel, et kas praegu madalate intresside ajal, et kas peaks ettevõtted investeerima või millised sektorid peaks praegu julgema investeerida või pigem tagasihoidliks jääma? No ma arvan, see otsus on ikka ettevõtte tasandil, et isegi võib-olla sektorite kaupa ei saa väga palju üldistada. Ühest küljest jah, see on võib-olla selle poliitika eesmärk on, et kusagil mingid sektorid, kes varem võib-olla ei investeerinud või tarbijad, kes varem ei tarbinud, kusagil hakkaksid natuke rohkem tarbima või investeerima. Nii et see poliitika on suunatud sellele, et mingil määral liigutaks selles suunas ja võib-olla need ettevõtted, kes on võib-olla perspektiivikates harudes, kelle enda finantsvõimendus on piisavalt madal, et ta suudab veel laenusid võtta, et need võiksid selliseid võimalusi kaaluda. Praegusel ajal on siiski, kui laenurahad on madalad ja praegu on veel, ütleme, see palgasurve ei ole väga suureks kasvanud, neil on teatud eelised kiiremini liikuda, aga teised, kellel on finantsvõimendus juba üsna suur või nagu natukene tagasihoidlikumad väljavaated, ma ütlen, et neil siis isegi madala intressikeskkonnas ei ole nii kasulik praegu laenata. Kui ei ole, siis aitäh tulemast ja eraldi intervjuud aega.